Telia Turvanet on nagu su praegune kontori-internet, aga annab ka arvutitele küberrünnakute baaskaitse. Proovi uut Telia Turvanetti praeguse internetikuutasu eest. Tutvu Turvaneti tingimustega www.telia.ee/turvanet. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikut, head kuulajad, käes on 23. november ja see tähendab, et kui kell 11 on läbi, nagu ta on, siis on Digitund eetris viimase nädala tehnoloogia uudiste ja kommentaaridega. Saadet juhivad, nagu ikka, mina, Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa. Meil on külas täna meie stammkülaline, võiks nii öelda, Glenn Pilvre. Ja me räägime täna esiteks sellest, et kui võimalik ja mõistlik oleks oma näotuvastusega Eestis siis e-hääletamine sisse viia. Veel kord tuleme tagasi Macide teema juurde ja räägime sellest, et M1 protsessoritega Maci sülearvutite esimesed testid on väljas, mida need näitavad ja saame anda ka hinnanguid, kas peaks siis nüüd minema poodi ja seda arvutit endale ostma või mitte. Ja suur hulk Eesti mobiilikasutajaid ja pangakliente on nüüd saanud õnnepäeva kätte sellepärast, et Eestis on uus mobiilimakse lahendus kohal. Õiendame ära ajaloolise võla või puudujäägi, nimelt me räägime siis sellest, et Eestis tegelikult 5G juba käib ja käib juba mõnda aega lihtsalt. Meie saatest kuidagi läks mööda see. Ja räägime ühtlasi ka omal nahal kogetud juhtumist, kus ühel heal hetkel hakatakse teie mobiili arvelt võtma raha maha teenuse eest, mida te pole kunagi tahtnud, tellinud, ostnud, aga raha läheb. Selline saade. Digitund. Läheme siis Digitunniga, lükkame selle saate lahti ja peame alustama sellest kohast, kus ristuvad tehnoloogia ja poliitika, sellepärast, et Eesti valitsuses olev infotehnoloogia ja ühe teise valdkonna minister nüüd veel. See minister Raul Siem on siis välja käinud idee, et Eestis võiks e-hääletamise teha turvalisemaks ühe lisameetmega ja tema välja pakutud meede oleks see, et lisaks meie praegustele tehnoloogilistele lahendustele e-hääletamise käigus inimene tuvastaks ennast kuidagi oma näoga, et siis näotuvastus tuua e-hääletamisse. No, õige oleks öelda siin kohe ka konteksti, et hääletada saab meil juba järgmisel aastal, sest et meil on tulemas kohalike omavalitsuste valimised. Enne seda veel on tulemas kuulus referendum. Just, juba ette kuulus. Ette kuulus, jaa, muidugi ette kuulus. Aga kust otsast me alustame? Kas sellest otsast, et kas ja miks on see mõistlik või sellest otsast, et kas ja miks on see võimalik? Mis te eelistate, kolleegid? No mõistlikkusega minu arvates on nagu väga lihtne, et seda on ju kirjutatud ja räägitud ja antud ehk siis eelmise nädala aja jooksul päris palju ja ka endine selle valdkonna minister Kaimar Karu kirjutas väga asjaliku pika postituse, millega ma olen peaaegu sõnalt nõus ja tema mõte oli see, et põhimõtteliselt saab seda teha. Täiesti eraldi küsimus on, eks, et kas ja miks me peaks seda tegema, sest et sellel asjal on hind. Ma arvan, et see on selline, ütleme, väga laest võetus, ma pakuks 1 000 000 eurot per valimised. Ja see teeb asja, ütleme, kogu seda valimiste protsessi ebamugavamaks inimese jaoks, tehniliselt tunduvalt segasemaks. Ja see kõik oleks, me võiks selle üle arutada, aga minu jaoks on sügavalt segane, et mis on see algne probleem, mida me lahendame peale selle, et see e-valimiste värk on olnud selline EKRE üks poliitilisi agendasid või poliitilisi suuri eesmärke kõigi nende aastate jooksul. Et sellest ma saan aru, aga kui seal taga kõlavad ja Vikerraadios oli see, kus Raul Siem selle välja käis ja see ajakirjanik küsis ka seal hästi mitu korda, et aga mis see põhjus on, mis probleemi me nüüd lahendame sellega. Ja iga kord sai ta vastuseks sellise suhteliselt udus, et me kõik oleme ju kuulnud neid jutte, kuidas. Ja mina arvan, et lihtsalt see, et me kõik oleme ja me kõik ei ole, et mõned inimesed on kuulnud neid jutte, see ei ole piisav alus, et
et valimiste protsessi muuta ja see ei ole piisav alus, et panna 100 000 või miljoneid eurot riigi raha magama ja teha kodanikele valimised keerulisemaks. Selles mõttes, et tegemist on väga tõsise küsimusega ja kui kuskilt oleks näha, kui keegi tuleks ja näitaks, et meil on olnud sellega probleeme, et väga massiliselt või ütleme, et paljud inimesed on andnud oma hääle ilma, et nad oleks andnud oma hääle, et paljud inimeste eest on hääletatud e-valimistel, mis on juba iseenesest kuritegu. Kui meil oleks see probleem, siis minu arvates see ei ole üldse kõige halvem lahenduse teeots, mille minister välja käis. No, aga kuni veel probleemi ei ole, ma ei tea. Ausalt, mina olen sinuga täiesti selles mõttes nõus ja siin ongi raske üldse mitte nõus olla, et ühest küljest on see väga tore, et inimesi tuvastatakse ja mida turvalisemaks kõik asjad teha, seda turvalisem ju kõigil on. Aga ega see jutt ju nende e-valimiste vastaste poolt ilmselt ei lõppegi enne, kui nagu midagi on tehtud, et ühtepidi mulle nagu tundub totter kulutada miljonid või võib-olla päris miljonit ei ole, aga palju eurosid mingisuguse asja ravimiseks, mida tegelikult polegi olemas, aga teistpidi kui seda nagu ei tee, siis võib-olla jäämegi lõputult kuulama seda juttu, kuidas need ei ole turvalised ja kuidas jälle, kui tuli palju hääli kellelegi teisele, siis on need kindlasti tulnud kuskilt vanaema käekotist ja nii edasi. Nii et selles mõttes võib-olla see idee ei ole nagu halb, et sellised kuulujutud ja see müra nagu vähendada seal ümber, ütleb seda. Mõnes mõttes te ütlete siin kõik asjad ära, mida öelda, mis siin ikka rääkida, aga sul ei olegi midagi. Te ei taha teid korrata, sellepärast ma ütlen midagi uut, et natukene Eestis poliitikatehnoloogia ikka see, et kui ütleb poliitiliselt, ütleme siis antikangelane midagi, siis ta võib hea idee ära lörtsida sellega ja seda on raske kaitsta. Et ma arvan ka, et Eestis ei ole ju mitte suurt, vaid otseselt ühtegi konkreetset probleemi, mida sellega lahendada. Aga kui me võtame korraks e-hääletamise maailma kontekstis, siis olukord on see, et ülejäänud maailmal on natuke raske aru saada Eesti sellest avaliku võtme taristust, see, mis on meie selle ID-kaardi all olev süsteem, seda ei ammusta läbi keskmine inimene. Aga kui sinna lisada komplekti juurde üks puudu olev lüli näiteks, mis võib-olla ei ole siis näotuvastus, aga videopildi logimine või et sa hääletusprotsessis ka logid, teed tervituse või ennast näitad kaamerasse, ütled ekraanile ilmuva sõna, et see ei ole eelsalvestatud teade, vaid sa reageerid hetkel olevale teatele ja sellega tagad, et hääled, kui tahad vaidlustada näiteks seda e-häält, siis sa saad vaadata seda videologi, et kes seal oli. Äkki see lisaks ühe täiendava kindlustunde sellele inimesele, kes siis tahab veenuda, et e-hääletamine on või mitte turvaliselt. Aga ma ütlen, et minust Eestis see ei ole nagu probleem ja selleks raha kulutama tõesti mõttetu. Aga laiemas pildis, see võib olla mingi teatud mõttel võib olla jumet. Tähendab, ma ei tahaks üldse poliitikasse muidugi kalduda, aga mulle tundub, et me kuidagi kaldume ikkagi sinna ja see tundub mulle igas mõttes jabur, et meil on olemas selline erakond, kes lihtsalt valimatult tahab raha paisata asjadesse, mis on täiesti mõttetud tegelikult, kui sinna sisusse süvida ja siin ei ole ainult küsimus nendes valimistes, et siin on muidki toredaid sündmusi meil planeeritud, kuhu kuluvad miljonid või 100 000 eurot ja mis on ju sisuliselt täiesti mõttetu rahakulutus. Tegelikult. Jah, ma lihtsalt ei kujuta ette seda puht tehniliselt, et täna me saame hääletada arvuti ja sülearvutiga ja me ei saa hääletada telefoniga. Täna meil on olukord, kus valdaval osal Eesti inimestest on telefon, kus on see veebikaamera ja ma arvan, et on arvuti, kus seda ei ole või ei pruugi olla. Ehk minu meelest see algpunkt on juba väga nagu veider, et kas me tõesti kujutame ette, et me hakkame kuidagi, ma ei tea, varustama inimesi veebikaameraga või tegema mingit kampaaniat või panema inimesi veebikaamerat ostma selleks, et nad saaks arvutiga hääletada, siis nad peavad selle tööle saama oma kuskil Windowsis või Macis ja siis see on see ID-kaardi driverite õudusõne nagu aastast 2000 midagi, eks ole, 20 aasta vanune probleem ja tekitame selle nagu taas uuesti ja ma arvan, et see on väga keeruline teostada, nii et sellest midagi mõistlikku välja tuleks. Küll aga ma olen nõus, et aeg on edasi läinud ja põhimõtteliselt me võime ju ka ette kujutada. Ma ei ütle, et me peame hakkama seda täna tegema, et see on suurepärane idee. Aga põhimõtteliselt me võime ette kujutada seda, et me lisame Eesti kogu sellele ID-kaardi, nüüd me PIN 1, PIN 2 digiallkirja süsteemile veel ühe täiendava nagu turvalisuse aspekti ja kui inimene teeb seda asja telefoni pealt, siis puht tehniliselt me võime ette kujutada, et me tuvastame tema näo samasuse niimoodi, et ta ei saa arugi. Korraks läheb see telefonikaamera tööle ja võrdleb seda siis riigiregistrites oleva inimese dokumendi fotoga kuskil taustal.
vaikselt ära, selle all, kui sa üritad meelde tuletada, mis su PIN 2 oli. Ja see on täiesti märkamatu. Ja kui see toimiks täiesti märkamatult sekundite jooksul ülimadala sellise eksimusprotsendiga, sõltumata sellest, mis olid inimese, ma ei tea, valgustingimused, kus ta seda kaamerat vaatas ja nii edasi, siis see põhimõtteliselt väga suures plaanis ei ole üldse minu meelest halb idee, aga mul on ülimalt keeruline ette kujutada, kuidas me hakkame seda, ammugi nüüd kevadeks on ju teostama, et see peab võtma aega ja me peame sinnamaani nagu jõudma ühel hetkel, et lihtsalt sellisel kujul, et viskame selle valimistele juurde, sest meil on Veriff, kes umbes suudaks seda teha, see, ma ei saa selle poolt küll kuidagi olla, sest see on nii kiirustades ja kuidagi väga poolikult tehtud ja sellest tekiks ainult probleeme, ilma et ta üldse mitte mingi lahendaks, sest lahendada ka nagu hetkel midagi ei ole. Ei muidugi, tehnilises plaanis muidugi saaks seda teostada ju mingi 100+1 erineval viisil, aga isegi need mainitud mobiilikaamera lahendused ei ole ju ka täna sellised, et igal ühel on meil mingisuguse kvaliteediga kaamera, me ei tea seda tegelikult, paljudel on võib-olla mingid vanemad mobiilid, paljudel on mingisugused, mis iganes, ühesõnaga, et ikkagi see pilt on väga kirju, et ma tahangi nagu seda öelda, et me jõuame tagasi sinna jutu algusesse, et see idee kui selline oleks väga okei, kui selle teostamine oleks väga ladus ja kõik toimiks, aga samas ikkagi me lahendame probleemi, mida ju ei ole olemas praegu. Ehk et tegelikult ei ole seda vaja. Nii on ja me lähme teeme siit väikse pausi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Ja läheme digitunniga edasi ja pöörame korraks pilgu toredatele positiivsetele uudistele, mis puudutab rahakotti või konksuga öeldes, sest rahakotist on nüüd võimalik lihtsamini raha kulutada Google Pay abil. Google Pay mobiilimaks platvorm laienes siis eelmise nädalale Eestisse ja üsna suur uudis on see sellepärast, et Google Pay toetab siis kõiksuguseid Androidiga seadmeid, nii telefone, mida on ju nagu turul suurim osa, aga ka muid, võib-olla kelli ka, kus on Google Pay sees. Ja Eestis on nüüd siis suur hulk finantsteenuse pakkujaid ja panku, kes seda Google Pay teenust vahendavad ja nendeks suurematest pankadest on siin meil Swedbank, LHV ja lisaks siis veel mitmed üle-euroopalised pangalaadsed teenusepakkujad nagu Curve, Monese, N26, Revolut. Aga kuidas meil vist ei ole ühtegi Google Pay kasutajat saates hetkel, on nii või? Jah. Sina, Glenn, oled ainuke, kelle puhul, kes Androidi veel siin meist kolmest kasutab, et me vaatame sinu poole. Ma saan aru, aga ma kahjuks pean ikkagi ütlema sosina, et mul on selline telefon, mis ei ole Google'iga, ei saa hästi läbi. Ootame Huawei Pay Huawei Pay, jah, et mul peab raha läbi Hiina käima kõigepealt, nii et ei saa proovida, jah, kahjuks. Aga tore on, et see on Eestis ja kes on teiste pankade kliendid, siis nendel on tegelikult natuke hapu maitse suus, sest et Google pakub teenust, aga pank peab seda ise ka omalt poolt toetama, nii et nii päris ei saa, et oled ükskõik mis panga klient. See on üldse kuidagi muide Mastercardiga seotud, et ühe sellise põhilise teate saatis Mastercard, et nad on nüüd kogu Euroopas hakanud seda pakkuma, et see finantsmaailma sellised telgitagused on väga keerukad. Aga samas ei maksa ka visast ennast hirmutada lasta, ma saan, et Revolutis saab ka visakaardi Google Pay's. No, aga igatahes telefoniga maksmine on väga, telefoniga maksmine kui selline, ma arvan, me võime öelda, et on väga, ma kellaga ei ole proovinud, aga väga kihvt asi. Ma tahan just öelda, mis on praegusel ajal suurim probleem, kui teil on näotuvastusega telefon, mis avaneb, nagu on mitmed uued iPhone'id, sa ei saa maksta ja selle puhul on kellaga maksmine päästab hädast. Sa ei pea võtma maski ära, sa ei pea panema kuskilt PIN-koodi, vaid kellaga maksmine, olgu siis Apple Pay või tegelikult kellades on meil siin ka need Garmin Pay näiteks. Garmin ja Fitbit Pay, ehk siis väga konkreetne kasutusjuhtum kellaga maksmisel, paned kassas, kohvikus, poes, igal pool, sirutad käe ette vastu terminali või terminali lähedusse, sa ei pea seda puutumagi ja väga kiire ja lihtne mugav. Küll, aga ma saan aru, et seda Google Pay nii-öelda ametlikku rakendust seda tuleb minna otsima kuskil APK Mirror lehele, nagu ma siin loen, mis muidugi väga mulle usaldust ei ärata see teade, aga nii nagu praegu öeldakse.
ei, Swedbanki LHV äpis minu meelest sa saad seda väga vabalt saad ise selle nii-öelda selle Google Pay äpi kui sellise, sul on vaja. Ei, sa oled panga äpist vist alustama seda kaardi nii-öelda lisamist, aga nüüd ma tegelikult jooksen vastu seina, et ei ole ise seda läbi teinud, nii et just. Kindlasti meil targemad raadiokuulajaid. Et Google Pay äppi on vaja, et kus kohas see nüüd siis saada, et millegi pärast, kui APK Mirrorist minna seda laadima, siis tundub, et see võib-olla ei ole kõige selline valgem. No aga vaat, järgmiseks saateks lubame olla targemad, kes pole veel ise proovinud, vaid tahab teada saada, siis teeme selle protsessi korra ise läbi. Aga räägime veel ühest uudisest, mis meil võiks öelda, et eelmine nädal jäi rääkimata või oli see 2 nädalat tagasi. Eestis on siis esimene mobiilioperaator käivitanud 5G võrgu, selleks on Telia. Ja see tuli umbes samal ajal, kui uudis riigi poolt, et Eestis 5G sageduste oksjon lükkub edasi järgmisesse aastasse ja me ületame kõik lubatud tähtajad selleks. Et see natuke nagu 2 veidrat asja, et ühest küljest riik ei saa 5G lubasid välja anda, aga samas Telia selle juba käivitas ja vastus selleks, kuidas see võimalik on, väga lihtne, eks. Glenn, sa vist tead seda vastust? No jah, ma natuke olin siin seotud 5G telefonide testimisega erinevatel põhjustel ja ka vastus ongi see, et 5G iseenesest ei tähenda ju kindlat sagedusriba, vaid tähendab erinevaid alasid ja praegu see möll käib tegelikult nende kõrgemate sagedusribade osas eelkõige, mida siis nii-öelda jagada, aga 5G saab ka väga edukalt kasutada nendel sagedustel, mis on juba jagatud. Ehk 4G sagedustel? Ehk 4G sagedustel, just, et tehnoloogia on lihtsalt siis järgmise põlvkonna oma, aga ta kasutab siis raadiolaineid samas sagedusalas ja siis nagu ma aru saan, Telia täpselt sellise nipiga või nipp on isegi valesti öeldud, aga avaski sama 5G siis nendel sagedustel, mis olid juba olemas või kasutusel. Aga reaalselt see tähendab siiski seda, et neil on üksikud kohad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja väga üksikud telefonid, millel on see 5G tugi Telia võrgus ja seal ka veel peab olema väga kindel pakett selleks, et 5G ei kata nagu tekkina tervet Eestit. Jaa, see on ikkagi see sama vana hea, kuidas see ütlus oli, et tuleb sõita levialasse, eks. Väljasõit levialasse, jah. Väljasõit levialasse. Ja. See on täiesti, ma võin need ette lugeda muide need levialad, kui keegi tahab proovida. Tallinnas Solarise piirkond, Betooni tänav, ehk siis IKEA ümber, Kultuurikatla linnahall ja Tallink Spa piirkond, Telia Sõle tänava kontori ümbrus, Endla tänav, Magistralli keskus, Pärnus Rüütli tänav ja Suurjõe tänav ja Tartus Tähe tänav ja lähiajal, kui mitte juba praeguseks ei ole Vanemuise tänav lisandunud. Ja kui sa oled eraklient, siis sul see toimib see ainult Telias. Kui sa oled eraklient, siis sul peab olema 20 või 40 gigabaiti pakett või piiramatu ja äriklienti puhul 28, 56 või piiramatu. Mina vaatasin oma iPhone'i, ma ei leidnud seda kohta, kas ja kust ma saaks 5G sisse lülitada, ma ei asunud ka üheski, ei olnud korraldanud väljasõitu levialasse, aga mul vist ei ole ka seda, ma olen äriklient, et ma ei usu hästi, et mul oleks 28 giga paketti telefonis, sest minu mõistus väga hästi ei võta, et miks mul peaks see selline asi telefonis just olema. Aga see on huvitav, et Telia ise ütleb, et see töötab siis need OnePlusi, Sony ja Xiaomi mudelitega, kus siin ei ole kirjas iPhone 12 ega ka Samsungit, nii et tundub, et see on ikkagi veel üsnagi piiratud. Samsungi kohta, kusjuures lausa lisati, et see vist hetkel lausa ei tööta, oli juttu, küll aga ei olnud ka juttu Huawei telefonidest, millel on ka see ju olemas telefoni sees, aga kas see töötab, et seda jah, ei tea. No ühesõnaga, mulle tundub, et see on tore teadmiseks võtta, aga igasugune praktiline väärtus sellel ma arvan, et me oma jutu võime siin kohal lõpetada. Seda küll, aga samas... Kiinuse toimetus testis, tuli seal 0,5 giga kuni vist isegi ligi giga tuli alla, sõltuvalt kellaajast ja kohast, aga muidu küll. Aga muide, meie saate esimese poole aeg on läbi, et me peame siit minema pausile ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja räägime järgnevatest uudistest, et võtame nüüd äkki ette uued Maci arvutid, mille nimi on, nagu ikka, MacBook Pro, MacBook Air, aga mille eripäraks on see, et nende sees on siis uue põlvkonna M1 kiibistik, selline süda tuksub selle arvuti sees, mis on hoopis uus arhitektuur nii protsessori mälu kui ka nende omavaheliste ühenduste mõttes ja kus on ka palju muud lisaks.
ja need esimesed M1 toega või siis M1-ga arvutid on väljas ja väike ülevaade me saame sellest teha ja Henrik tahab rääkida, miks neid mitte osta, see on väga põnev, kui tahaks seda ise ka kuulata, sest et ütleme, kui teha selline ühelauseline kokkuvõte sellest, mida on öelnud need ajakirjanikud ja tehnoloogia analüütikud, kes on saanud neid asju proovida, siis tundub, et võib-olla piisab ühest sõnast, kiire. Et ta on kiire. Mina et see sõna on uskumatu, mida on ka kasutatud päris palju, et need testid ikkagi tõestavad seda, et Apple sisuliselt kogu oma sellest turundusjutus, mida räägiti enne ja veel hiljem järgi, ega seal valetatud ei ole. Et Apple eriti midagi liialdanud ei ole, et see ongi nii. Need protsessorid on 2 kuni rohkem korda kiiremad kui, mitte ainult kui eelmised samasugused arvutid, vaid kui Inteli protsessorid sülearvutites üldse. Nii et see MacBook Air on mingites asjades oluliselt kiirem kui need kõige võimsamad MacBooki sülearvutid ja mingites asjades vaata, et sama kiire kui Maci kõige võimsamad lauaarvutid peaaegu. Et ja vist seda single core skoori jälgida, siis tegelikult isegi kiiremad ja samas aku peab 2 korda kauem kui eelmistel samasugustel arvutitel. Tundub uskumatu kombo ikkagi. See on täiesti uskumatu muutus tegelikult. Ma võtan üle sulle selle sõna uskumatu, see kõlab hästi. ja mis on veel nagu uskumatu tegelikult, teine asi on see, et nagu me oleme siin ka rääkinud, et need uued protsessorid on ju uue arhitektuurika ja see tähendab, et kogu tarkvara tuleb ümber kirjutada otsast lõpuni. Apple on sinna lisanud selle tõlkekihi vahele, mille nimi on Rosetta ja isegi seda tõlkekihti kasutades on need arvutid kiiremad kui Inteli arvutid oma siis sellist nagu loomupärast tarkvara jooksutades, et see põhimõtteliselt on midagi võib-olla nagu võrreldav sellega, et mõni Eestis ülikoolis vastava kursuse lõpetanud inimese suudab saksa keelt väljendada paremini kui kõige kuulsamad omaaegsed filosoofid, kelle jaoks see oli emakeel. Et sa räägid paremini keelt, kui selle keele kõige paremad rääkijad kunagi on seda teinud, mis on uskumatu. Minult on juba küsinud inimesed, et on uut arvutit hakata ostma ja kas on mõtet seda osta. Tõsi küll, Eestisse peaks jõudma varsti, veel seda ei ole. Mina olen öelnud, et muidugi oodake ja tundub, et ärge vana kindlasti oske, et pigem uus. Ja nüüd ma ootangi suurt konksu, miks Henrik arvab, et seda mitte osta. Ma tean, et Glenn on väga vaikne olnud, enne kui ma räägin sellest. Glenn, mis sina arvad? Mis mul olen vaikne olnud, ma olen lihtsalt kuulanud, mida targemad inimesed praegu räägivad sellest, et ega ma arvangi seda ka selle sama asja põhjal, et ta ongi väga-väga kiire, aga see üks põhiline probleem on nagu Marus on selles mälus täna, eks ole, et see nii-öelda M1 või esimese generatsiooni protsessorid teevad siis rohkem kui 16 gigabaiti mälu. Ja et kes tahavad rohkem mälu, ilmselt siuksed jõukasutajad esiteks peavad siis täna justkui valima nagu selle mälu ja kiiruse vahel, sest kui nad tahavad suuremat mälu, siis tuleb ikkagi Inteli protsessoriga arvutid osta ja kuna tulekul on ikkagi ka M2, ütleme siis nii, ehk siis järgmine kiip, siis tõenäoliselt on seal ka see mälu. See on see, et ära kasuta 5G, et tuleb varsti 6G. Võib-olla see on ikkagi nagu liialdus, et selles mõttes, et vaevalt see nüüd ilmub mingisugune 2 aasta või 3 aasta pärast, et tõenäoliselt see juhtub ikkagi palju kiiremini. Tuletame meelde tegelikult, et need 2 sülearvutit, mis praegu välja on tulnud, need on Apple'i nii-öelda need odavama otsa sülearvutid, mis ei ole mõeldud tegelikult kumbki neist ju hirmsatele profidele mingisuguste kosmosesimulatsioonide jooksutamiseks umbes või 3D tööks, et need on MacBook Air ja odavama otsa 13-valine Pro. Ei, nüüd tegelikult olgem ausad, 16 gigabaiti mälu on tavaliseks elamiseks rohkem kui küll. 8-ga saab ka väga hästi hakkama. Aga sealt tulebki selge vahe sisse, et kui sul on kasutada nagu profi erialaseks tööks seda vaja, oled sa kas või arendaja ja kompileerid midagi või teed mingit eritarkvaraga, siis see sulle ei sobi. Ja kui sa kasutad nii-öelda normaalset brausemine, kontori tarkvara, esitused, ütleme selline peavalu tarkvara, siis on see sulle ideaalne. Pigem võiks seal isegi kokku võtta nii, et kui sa tead, et sulle mingil põhjusel see mälunumber ei sobi, siis see sulle ei sobi, aga kui sa nagu lähtud põhimõttest, et mida rohkem, seda ägedam, et siis ei ole küll sellel mingit sisulist nagu alust, ütleme nii. Jaa. Aga ma panin tegelikult ajakirja Digi jaoks kokku väikse sellise nimekirja põhjustest. Eks see on veidi sinna provokatiivne, aga mitte ainult.
et miks minu arvates ei pea täna sööstma neid arvuteid ostma. Ja see sööstma tähendab seda, et kui sul on suhteliselt uus arvuti, mida sa kasutad, näiteks minul on mingi, ma ei tea, pool aastat vana. Ja ma võib-olla lähen ja ostan lihtsalt sellepärast, et see on minu elukutse ja ma siis müün selle eelmise maha. Aga nendel uutel arvutitel tegelikult, kui me nüüd kogu selle protsessori küsimuse natukene korraks kõrvale jätame ja vaatame, mis seal veel on, siis seal on terve hulk huvitavaid, mitte probleeme, aga kindlasti vajakajäämisi nende arvutite puhul, mis paneb mind arvama, et millalgi, ja nüüd see võtmeküsimus on millal, peab Apple tegema suure sammu edasi nagu kaasaega, ka nende arvutite muude omaduste osas. Sest need on tegelikult need samad arvutid, mis on pärit kuskil 5-6 aasta tagusest ajast, on see algne disain. Ja nad ei ole seal tegelikult mitte midagi muutnud. Need uute protsessoridega arvutid on täpselt samasugused nagu eelmised Maci sülearvutid, mis juba tegelikult hakkasid oma füüsise poolest ajale jalgu jääma. Ja seal on mõned asjad. Ma ei tea, näiteks ekraaniservad. Dell ja isegi Lenovo ja minu meelest ka teised teevad täna sama suure ekraaniga, aga tunduvalt väiksemaid sülearvuteid, mis, kui me vaatame näiteks Lenovo uut, mis ei ole veel müügile tulnud, kaaluvad ka alla kilogrammi 13 tolli juures. Ja täna siin Apple'il arvestades, kui hästi see aku vastu peab seal ja kui vähe need jahutust vajavad või õigemini ei vajagi, siis mulle tundub, et neil oleks olnud ruumi tegelikult füüsiliselt neid arvutid eristada küll, sest täna see Air ja Pro, mis välja tulid, need on sisuliselt sama arvuti. Seal on üliväike vahe nende vahel ja see Air kaalub 1,3 kilo, mis minu arvates on tubli selline 200-300 grammi rohkem, kui ta peaks kaaluma. Kui see Air oleks ikkagi selline 13-tolline kilone masin ja Pro oleks 13-tolline, nagu ta praegu on selline 1,3, eks ole, siis ma näeks, et mul on juba nagu mingi valiku võimalus, see on üks asi ja pluss siis see füüsilise disaini selline kaasajastamine seal juures. Veebikaamerad, mõlemad siiamaani absurdselt kehvad mõlemas arvutis, need samad vanad, mida Apple'it on aastaid nöögitud. Näotuvastust ei ole, mis oli ju selgelt asi, mis on kõik iPhone'i kasutajad väga armastavad seda, kõik ootasid, et nüüd lõpuks ometi tuleb. Ei tulnud. Ja kui me vaatame uut iOS-i, siis ta karjub selle järgi, et ta on mõeldud puutetundlikele ekraanidele, mitte iOS-i, vabandust, uut macOS-i. Ja see on näha, et seda macOS-i peab saama puudutada, aga puutetundlike ekraanidega Mac'e ei ole. Ja nagu sa ütlesid, Glenn, et 16 giga mälu, kellel on probleem, aga üks probleem on veel, et kui lähed täna Eesti mõne Mac'i edasimüüja kodulehele ja hakkad eeltellima, siis seal on ainult 8 gigabaidised mudelid. 16 gigastest Eesti oludest siiamaani üldse veel juttu ei olegi. Ja mina ei tea, minu käsi ikkagi tõuse siin, ütleme 1200, 1400, 1500 euro eest tellima 8 gigase mäluga arvutit, arvestades, et see on nii hea, et ta võib jääda mulle võib-olla, ma ei tea, mingi 5-6 aastaks. Ma ikkagi kulutaks selle paarsada eurot juurde ja prooviks saada vähemalt 16 giga. Ja sellist pisemaid asju on nagu veel, et seal on 2 USB-porti, mis võib sulle aja jooksul kitsaks jääda. Aga põhiline on nagu see, et ma arvan, ma loodan kõigiti, et mingil ajal, lähemal ajal peab Apple tulema uue, sellised tõeliselt gifti kaasaegse sülearvuti disainiga välja, et see tundub mulle praegu kui selline esimene katsetus, et paneme protsessorid vana kesta sisse, toodame neid miljoneid, on ju, laseme inimestel natuke kasutada, vaatame, mis ta päris maailmas teeb. Ja siis toome selle nagu päris uue sülearvuti peale. Jah, meil on arvamuste paljusus, seepärast ma ütlen, ma ei ole nõus su jutust peaaegu millegagi peale selle, et MacBook Pro selles variandis on tõesti natuke mõttetu osta, et see Air on selles mõttes, on hinna poolest parem ja kaalu poolest parem. Mõnes mõttes mul on õigus, et see, millest sa räägid, võiks olla väga hea arvuti ja küllalt ta tuleb. Aga kes praegu on arvutit vaja, siis see, mis on see praegune Air oma 8 gigabaidiga on ilmselt nagu selline tööloom, et töötabki aastateks. Ei no jah, eks siin alati jääb selline filosoofilisem aspekt, et tõenäoliselt nende jaoks, kes hindavad sellist Maci kasutajasüsteemi ja kasutajakogemust, ostavad selle arvutiga paksema ekraaniservaga ja ikkagi ruigavad rõõmust. Tead, kui hea on sealt tõsta arvutit niimoodi, et näed. Neid sõrme jälgi sinna. Just see, et ei ole olemas nii-öelda Apple'i kasutajad, kes ei leiaks, et puudused on ainult nagu vooruses, ütleme nii. Ja ei, ma ei mõtle ka muide on seda, et kui sul on vaja, et ära osta. See mõttes, et kui sul on vaja, siis tuleb minna ja osta, on ju. Ja kindlasti mitte Intel, vaid kindlasti see uus. Et siin ei ole mingit küsimust, aga kui sa oled mõelnud, et võiks millalgi paari aasta jooksul vahetada
et noh, et ja kas nüüd kohe on ju joosta, et kas nüüd kohe praegu on kiire, siis ma väidan, et ei ole, noh, kui sul on spetsiifiline vajadus, et sul on tõesti vaja või et ma ei tea, et sinu elu aitaks väga palju edasi, kui su sülearvuti aku kestaks seal näiteks mingi 10 tundi tööd, noh, sul on selline amet, et sa kogu aeg leegid kuskil ringi, on ju. Tänapäeval inimesed ei reisi enam, ei ole pikkadel lendudel või lennujaamades, et on muidugi juhtumeid, ma ei ütle, et ei tohi osta, aga ta ei ole, neid teste lugedes jääb mulje, et noh, on ju, et kogu maailm on muutunud, et ma pean ummisjalu kohe jooksma, välja vahetama. Ma olen sulle nõus, et arvuti ei ole valmis saanud kindlasti, et siin on kindlasti edasi minna, jah. Jah, ja samas see ongi oluline vahe, et kui sa tahad täna minna arvutit ostma, et siis võib-olla isegi tasuks natukene oodata, kui sa tahad Maci osta ja vaadata, kas paistab silmapiiri tagant ka see uuem protsessor, eks ole. Et võib-olla on ka nagu see koht natukene, et mitte nüüd minna, või nüüd mõelda nagu selle üle, et kas sa tahaksid täna just nimelt, kui sul oli ostuplaan, tormata seda uut arvutit kohe ostma, või kui sa oled selline rohkem jõukasutaja, äkki siis ikkagi natukene ootamist ja saad veel õigema asja. Teate, kuhu nüüd võiks minna? Väiksele pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund on tagasi ja jõuame rääkida oma saates veel ühest siis sellisest veidrast juhtumist, mis tabas üht inimest, kes on meie täna saates osaline. Ta nimi on Glenn Pilvre. Glenn, ma teen sissejuhatuse sellise, et sina oled ju selline viisakas, korralik, heade kommetega arvuti ja telefoni kasutaja, ei kasuta mingisugust rämps ja paha vara. Ja ometi tundub, et sa sattusid siis mingisuguse pettuse või, ma ei tea, haneks tõmbamise otsa ja jäid ilma oma rahast. Kas see sissejuhatus on õige või? No jah, ei väga ilusti öeldud loomulikult, et ma olen selline viisakas kasutaja ja mitte midagi halba kunagi ei tee. Aga see osa oli kindlasti õige, et ilma siis minu nii-öelda algse nõusolekuta sain ma sellise õnnitleva alatooniga sõnumi, mis ütles, et minu tellimus õnnestus ja et kõigepealt õnnestus siis minu tellimus Playwingi mingi keskkonnale, kust ma saan siis nüüd piiramatus koguses 2 euro eest nädalas mängida mingeid mänge ja siis nädala pärast sain ma ka teada, et nüüd olen ma jälle maksnud 2 eurot ja võin siis rahulikult nautida 2 euro eest nädalas sports 100%.tv või mis iganes selle keskkonna nimi oli, spordiülekandeid. Aga hästi, ma soovin õnne, tundub, et sul on vedanud elus. Aga tundub, et ma tahan öelda, et see ei ole asi, mis on mingi sinu, mul kahtlustan, et selliseid eksitusi, olgu siis need kogemata või pahatahtlikult tehtud, inimestega juhtub veel laiemaltki, et äkki sinu lugu rääkides saaks natukene sellele tähelepanu tõmmata, et kord üle, et sa ei ole nendel nimedel, mis sa ütlesid, ei ole käinud nendel lehtedel, ei teadnud neid enne sõnumite saamist. Jah, et tähendab, ütleme ma prooviks selle loo nagu hästi lühidalt võib-olla kokku võttagi selle algus, et minu telefoni siis saabusid sõnumid, et makse nende keskkondadele õnnestus ja nüüd võid siis hakata nautima sisu. Ehk et nagu esimene teade, mille mina üldse sellega seoses sain, oli see, et minu makse kusagile õnnestus. Mul polnud nagu aimukiire üldse, et ma tahan kusagile midagi maksta või mingit sisu tellida, eks ole. Ja siis esimesel puhul, milleks siis oli Playwingi keskkond, oli selles samas sõnumis ka link, et tühistamiseks klikki siia. Ja ma klikkisingi tühistamiseks sinna ja imet, see tühistuski ja mulle tuli järgmine sõnum, et kurb küll, aga teie tellimus on tühistatud. Ja ma unustasin, mis seal salata selle nagu sündmuse üsna sujuvalt ära, ma mõtlesin küll hakata seda uurima, aga tuli see mulle kohe meelde täpselt nädalpäevad hiljem, kui ma siis seda nimetatud spordi mingisugust portaali hakkasin jälle 2 euro eest nautima täpselt samasuguse sõnumiga, et mul õnnestus makse ja seal nagu tühistamine enam ei õnnestunud, et seal oli küll ka link, et tühista, aga sealt ei saanud ma midagi teada ja siis edasi minnes järgmisel päeval siis hakkasin ma igale poole helistama ja kirjutama, alustades nii. Ma korra täpsustan, et see, kuidas sa maksid, oli siis sinu mobiiliarve pealt võeti reaalselt raha maha. Just, et minu mobiiliarvelt juba võeti maha see 2 eurot nädalatasu, ehk et just iga nädal siis edaspidi 2 eurot võetakse maha, eks. No, minu esimene reaktsioon oleks mobiilioperaatort küsida, et miks ja kuhu. No ja just, et tegelikult selle maksevahendajaks on siis Fortumo, kes vahendab tegelikult väga paljusid taolisi maksetehinguid, et küsisin siis seda nii selle portaali haldajate käest kui Fortumo käest kui ka Elisa käest, klient ma olen
ja peab tunnistama, et suhteliselt ruttu sain ma igalt poolt tegelikult tagasiside. Et Fortuma loomulikult ütles, et nemad vahendavad ainult nagu nende teenusepakkujate tellimusi ja kuna nemad said selle makse siis vastavast kohast, siis nemad selle maksega tegid, et nii see süsteem käib ja ütlesid, et järelikult ma olen ikka ise midagi kuskil teinud, et muidu nii ei saa juhtuda. See portaal saatis siis konkreetselt ka mulle suhteliselt sellise üldsõnalise vastuse ja ütles, et siis nende hinnangul ma olen vajutanud mingisuguses äpis mingisugusele bännerile, mis on siis viinud mind sinna lehele, kus ma olen siis nõustunud selle asjaga. Ja Elisa poolt tegelikult tuli kõige põhjalikum vastus, Fortuma Elisale vastas põhjalikumalt kui mulle ja saatis koguni siis sellise väidetava logi, kus kohast on siis selle konkreetse Sport 100 tellimus minu telefonini jõudnud, ehk et sealt selgus siis, et ma olevat kasutanud mängu nimega Clash of Clans, millest ma pole loomulikult aimugi. Olen pannud selle mängu käima, olen selles mängust siis siirdunud sinna spordileheküljele, seal olen siis vajutanud nuppu telli teenus, olen saanud mingisuguse kinnituse, et mulle kõik tingimused sobivad ja siis on minu teenus tellitud sellele numbrile. Ehk et kogu ma seda juttu lugedes tundusin ma ikka endale üsna sellise rumala inimesena. Ja sa tahad öelda, et sa ise ei ole teinud seda? Ma ei ole seda teinud. Minu telefon ei ole olnud mitte kellegi käes, kes oleks seda võinud teha ja ühesõnaga see kõik on nagu täielik müstifikatsioon, eks ole, et nagu sealtpoolt vaadatuna nemad ütlevad, et aga see klient ise käis ja tegi ju, et milles on küsimus, meil on siin logi olemas. Et täna on natukene jäänud see veel sellesse faasi, et nädala lõpus ma palusin ka Elisalt uurida, et kas nad saaksid selgitada, kas tõepoolest on minu nagu füüsiliselt minu numbrist midagi taolist või minu telefonist mingit päringut tulnud, sest et mulle tundub see täiesti võimatu, eks ole, mul on telefon, kus on igasugused mis iganes viirusetõrjud ja muud asjad peal ja brauseri ajalood ja mitte midagi ei kinnita, et ma olen nimetatud kohtades käinud või vajutanud, eks ole. Et see kõik on nagu täielikult jabur. Et ikkagi mulje jääb, et kusagil on mingi süvariik, kes neid nuppe vajutab, eks ole. Aga kas see peab, Glenn, olema sinu telefon või see võib olla ka lihtsalt mingi teine seade, kus on sinu kontoga kuidagi sisse logitud olnud, ma ei tea, ala iPad või ala arvuti? Tegelikult see peaks olema minu telefon, sellepärast, et ka nende tellimuste tühistamise nagu tehniline pool, nagu ma aru saan, on selline, et see peab toimuma ainult läbi andmeside võrgu, kus nagu tuvastatakse, et kogu aeg suhtlus käib selle nii-öelda email-koodiga kaardiga või telefoni või numbriga, et ma nagu ei saaks seda teha näiteks arvutist otse, et keegi tellib minu nimele teenuse, aga loomulikult kõik on ju võimalik, sest fakt on see, et minu telefon seda ei ole teinud, et tõsi küll kogu selle pika jutu peale vahepealses faasis isegi mulle tundus, et seal mingisugune seos oli ühe äpiga, et nimelt see olukord juhtus mõlemad korrad, kui ma kuulasin podcasti ja ma kasutasin podcasti kuulamiseks sellist äppi nagu Player FM, mis aeg-ajalt näitab ka bännereid seal all nurgas. Ja ma mõtlesin tõesti, et äkki ma kuskil siis metsas rahmisin parajasti koeraga, et äkki ma vajutasin mõnele bännerile ja isegi tundus mulle sealt nagu hakkas mingisugune loogiline valguskiir paistma, aga see valguskiir kustus kohe, kui hakati rääkima mängust Clash of Clans. No ühesõnaga loo moraal on see, et kui sa sellise sõnumi saad, siis tuleb sellele kohe reageerida ja vaidlustada ja siis on võimalus oma raha tagasi saada. Absoluutselt ja ma tegin selle kohta väikest Google'it ikkagi, et vaadata, kas taolisi asju on juhtunud inimestega veel ja esimesena leidsin ma, et Indias on selliseid inimesi küll, kes on siis ka Playwings keskkonnalt saanud ise tulnud tellimusi ja ma ütlekski, et see moraal on see, et võtke vahelduseks lahti, kui te ei ole seda teinud võib-olla kuid et aastaid, oma mobiili välja võtte ja vaadake, et ega sinna ei ole hiilinud juurde mingid selliseid paari euroseid makseid, mis iga nädal või kuu midagi tiksutavad, et kui see sõnum jääb tähelepanuta, siis see jääbki tähelepanuta ja see paar eurot tiksub ja tiksubki ja fakt on see, et see tuli mulle sinna ise. Nii et tasub arve lahti võtta, üle vaadata ja võtta operaatoriga ühendust ja muidu võib sisse hiilida selline arve. Aga aitäh kõigile tänastele saate kuulajatele, osalistele ja digid on selleks läbi ja oleme tagasi eetris nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.